tere, Elisa siin. Täna näitan teile ühe hästi ägeda salati retsepti, sest seda salatit ma olen endale teinud juba mingi 2 nädalat järjest iga päev, sest see salat on hullult hea. Ja näitan teile ka siis, mis ma sinna sisse panen. Ja see salat ei ole küll täielikult toorsalat, aga kuna mina ei ole täielikult toortoitlane, siis ei pea ka minu salat olema täiesti toores. Ja näitan siis neid komponente. Ja siin laua peal on siis mul väljas kõik komponendid, mida ma kasutan oma salatis. Ja salati põhjaks kasutan erinevaid rohelisi salateid. Siin on näiteks jääsalatit, roomasalatit, seal on üks lehtsalat, mille ma sain Mahemarketist. Siis siin on paprika, tilli, tomateid, šampinjone. Siis panni peal ma teengi ära need šampinjonid, praen kergelt läbi ja tofu. Ja siis kuna värske brokkoli oli mul otsas, siis ma kasutan seekord külmutatud brokkolit. Ja siin on ka selline vegan juust, mille ma sain Mahemarketist ja panen seda ka natuke salati peale. Ja siin on kapparid. Kapparid annavad salatile sellise hästi mõnusa maitse. Ja kastmeks ma segan kokku selle Alpro sojakoore ja siis soja majoneesi. Ja panen veel kastmesse natuke maitseaineid ja siis ka maitsepärmi, mis annab siis sellise hea juustuse maitse. Siin on siis salat, enne kui ma selle kõik kokku segan. Ja siin on erinevad rohelised, siis on tomat, kapparid, paprika, vegan juust ja tilli. Ja siis siin on salatikaste. Salatikastmesse ma siis kordan üle, mis ma sinna sisse panin. Panin seda soja majoneesi, mis selle nimi tegelikult on soja salatikaste, siis sojakoor ja erinevad maitseained. Panin mustapipart, siis ühte sellist ürtide segu, siis on mul siin selline roosa sool ja maitsepärm, mis segasin kõik kokku siia ja saab sellise hästi mõnusa koorese kastme. Ja siis siia salatile panen ka siis panni peal praetud šampinjone, tofut ja siin on siis brokkoli, mis ma vee sees keetsin. Ja brokkolit ei pea üldse kaua keetma, et keetke nii kaua, kuni brokkoli läheb tumeroheliseks. Ja nüüd segan siis kõik need asjad omavahel kokku. Ja selline näeb siis välja minu hetkene lemmiksalat ja soovitan teil ka proovida, sest see on tõesti hullult hea. Ja tahtsin teile näidata veel sellist ägedat leiba, mille ma sain Prismast, seal kus on need külmutuskapid. Ja see leib on gluteenivaba ja vahepeal siis teen ka omale selliseid saia krutoone panni peal, mis ma panen ka salatisse ja see annab ka hästi hea maitse. Ja see on siis praeguseks kõik. Kui te seda proovite, seda salatit teha, andke mulle teada, kuidas teile maitses ja tšau!